jälle. Nüüd ongi aeg käes järgmiseks ettekandeks, kus Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull räägib tööandjate hoiakutest ja teadlikkusest tervisepiiranguga töötamisel. Sirlis, võib siia tulla? Palun, lava on teie. Aitäh! Tere, head inimesed! On rõõm karjääriseminaril liikuda järgmise teema juurde, mis on hoiakud ja teadlikkus tervisepiirangutega inimeste töötamisel. Täna hommikul oli palju juttu majandusolukorrast, kuhu liigub tööturg, millised on, mis juhtub töökohtadega. See on väga oluline tööle asumisel. Oli juttu karjääri kujundamisest, oskuste omandamisest, ka väga tähtsad komponendid. Aga juba eelmisel arutelul puudutati väga palju teadlikkuse ja hoiakute teemat, mis on tegelikult samaväärsed tähtsad kui muud küsimused tööle saamisel ja tööl püsimisel. Ja millest ma siis räägin? Millest tuleb juttu? Võib-olla alguses sellest, et kuidas üldse vähenud tööga inimestel läheb täna tööturul. Ja siis asume hoiakute juurde ja teadlikkuse juurde. Vaatame seda läbi tööotsija silmade ja siis ka läbi tööandjate silmade. Ja kui me sealt leiame küsimusi või kitsaskohti, siis mõtleme lõpus, kuidas siis edasi, kuidas neid kitsaskohti lahendada. Ja minu ettekanne põhineb 2 uuringul, mis on just hiljuti tehtud 2022-2021, kus on siis ühelt poolt hinnatud töövõimereformi mõju ja sealhulgas ka teadlikkuse küsimust ja teiselt poolt siis tööandjate hoiakut vähenud tööga inimeste värbamise suhtes, mis on mõlemad siis tellitud Sotsiaalministeeriumi poolt need uuringud. Aga hakkame liikuma. Vähenud tööga inimesed tööturul, nende tööhõive, milline see seis siis täna on? Kui me mõtleme, kellest me üldse räägime, siis töötavate inimeste puhul, vähenud tööga inimeste puhul räägime me neist, kes on vanuses 16 kuni vanaduspensioni iga ja kellel on sellised tervisekahjustused, mis tegelikult pikaajaliselt või püsivalt piiravad neil mõningate tegevuste tegemist. Ehk on haigus, mille tõttu inimesel on raske liikuda, tal on raske teha käelisi tegevusi, raske istuda, tal võib olla nägemise või kuulmise mured, võivad olla ka vaimse tervise mured, raskused õppida, oskusi omada, võib olla kõrgenenud ärevus ja hirm muutuste ees või raske suhelda teistega. Ehk et need haiguste tõttu inimesed ei saa päris hästi teha neid tegevusi, mida inimesed, kellel haigusi ei ole, saavad teha. Ja nendel inimestel tihti on ka siis töövõime hinnatud, mida täna teeb Töötukassa. Ja neid vähenud tööga inimesi Eestis on peaaegu 100 000 täna. Kui me mõtleme selle vanusegrupi peale 16 kuni vanaduspensioni iga, siis tegelikult iga 8. inimesel on sellised tervisekahjustused, mis tema tegutsemist piiravad. Ja kui me mõtleme nüüd selle sama eagrupi töötavate inimeste peale, siis iga 12. inimesel on sellised tervisekahjustused, mille tõttu, mis on üsna tõsised juba, ta tõesti mõnda neist tegevustest on see füüsilises valdkonnas või vaimses valdkonnas, ei saa teha nii hästi kui inimesed, kel ei ole terviseprobleemi. Ja kui te mõtlete nüüd ettevõtte peale ja teil on 12 töötajat, siis üsna kindlasti vähemalt ühel neist võib olla vähenud töövõime ja mida suurem on ettevõte, seda rohkem inimestel on täna vähenud töövõime. Ehk et tervis on üks oluline element kõigi meie juures ja tervis ka mõjutab töö tegemist ja see on paratamatu, nii see on. Ja millised need terviseprobleemid siis on, mis kõige enam mõjutavad tegutsemist ja põhjustavad vähenud töövõimet? Kõige ulatuslikum põhjus on psüühika- ja käitumishäired. Peaaegu 35% juhtudest inimestel on vähenud töövõime just nendel põhjustel. Täna me räägime hästi palju juba ühiskonnas vaimsest tervisest, mis on hästi oluline. Ja samast, kui me vaatame ka edasi, et lihasluukonna haigused on peaaegu 30%, aga on vereringe haigused, närvisüsteemi haigused. Enamasti, kui me ütleme erivajadusega inimene või puudega inimene, siis silmete kerkib keegi, kes kasutab ratastooli, kel on kuulmispuue, nägemispuue, kuid tegelikult enamasti on inimestel vähenud töövõime just krooniliste haiguste tõttu. Selliste haiguste tõttu, mis ei paista välja. Me tegelikult väliselt ei saa aru, et inimesel on vähenud töövõime, kui inimene sellest ise ei räägi. Ja võib-olla see teebki selle vähenud töövõimega inimeste või tervisekahjustusega inimeste teema keerukamaks, et
et see ei ole silmaga nähtav ja nendest tervisemuredest rääkimine põhineb usaldusel, kindlusel, turvalisusel, et inimest saaks siis vastavalt toetada või inimene ise julgeks abi küsida. Kuidas siis läheb töötamisega? Võib-olla on meeles kuulajaskonnal, et aastast 2016, 2015, 2016 me hakkasime rääkima töövõimereformist. Ehk siis sellest, et kus suuremat tähelepanu hakati pöörama tervisekahjustusega ja puudega inimeste töötamisele. Loodi uusi teenuseid, aga väga palju ka tegeleti ühiskonnas teadlikkuse tõstmisega. Ja nende viimaste aastate jooksul, kui siin seda ekraanil seda slaidi vaadata, siis need oranžid tulbad, mis siis on liikunud aastast 2014, 15, 16, sellised vaikselt kasvavas sammus, ehk et aina enam vähenenud tööga inimesi töötas, on ka niimoodi olnud. Küll tõesti viimastel aastatel kriisiaeg ja COVID haigestumised on seda olukorda natuke mõjutanud, aga siiski, kui vaadata üldiselt ühiskonnas töötavate inimeste osakaalu, siis vähenenud tööga inimeste tööhõive on paranenud ja see on väga positiivne muutus, et asjad on läinud paremaks, vähenenud tööga inimesed saavad töötada, nende majanduslik olukord on läinud paremaks ja samas on ikkagi veel tee minna, on veel inimesi, kes tegelikult võiksid tööturul aktiivsed olla. See slaid ka näitab, et inimesed, kes on osalise töövõimega, nendest töötab 66% ja 15% otsib tööd. Ja need hallid osad on inimesed siis, kes ei otsi parasjagu tööd või ei ole töötuna registreeritud, aga nad võivad ka õppida, kasvatada lapsi ja olla selles mõttes aktiivsed. Ja need inimesed, kes siis on Töötukassas arvel töötuna ja tööd otsivad, me võime öelda, et pea iga teine vähenenud tööga tööotsija leiab töö aasta jooksul ja see tööotsijate või tööleidjate osakaal tegelikult kogu aeg paraneb. Ehk suures pildis on läinud viimasel 5-6 aastal tervisekahjustustega inimeste töötamise võimalused ja hõives olemise võimalused paremaks ja samas on ikkagi veel pikk tee minna. Aga tuleme siis see ettekande põhiteema juurde, et hoiakud töötamise suhtes ja vaatame need hoiakuid läbi vähenenud töövõimega töötaja silmade. Mis siis töötajad arvavad? 96% vähenenud tööga inimestest arvab, et töötamine on oluline ja see aitab neil majanduslikult toime tulla, mis on üsna mõistlik. Kõik me arvame, et töötamine ja töötasu saamine ja majanduslik olukord, meil on siis rohkem võimalusi, see on oluline. Samal ajal üle poole vähenenud tööga inimestest arvab, et tööandjad ei ole motiveeritud vähenenud tööga inimesi tööle võtma. Kuigi viimastel aastatel see protsent on paranenud, vähenenud tööga inimeste arvamus sellest või suhtumine või hoiakud selle suhtes, et tööandjad soovivad neid tööle võtta, on paranenud. Nad usuvad rohkem, et tööandjad on tegelikult avatud ja see arusaamine on muutunud hulga positiivsemaks, aga ikkagi seal on väike lõhe endiselt sees. Ja 67% vähenenud tööandjatest arvab, et neisse suhtutakse eelarvamustega. Et need on need hoiakud, mis paistavad meile läbi inimeste silmade. Miks siis on vähenenud tööga inimestel raske tööd leida ja töötada? Kindlasti on selleks põhjuseks seesama tervis, et tõesti see tervis põhjustab piiranguid ja inimesed ei saa kõiki tegevusi või tööülesanded võib-olla võrdselt nende inimestega, kel ei ole haigust, täita. Ja kui neil on sellised piirangud, siis nad võivad vajada kergemat võib-olla töökoormust. Hästi palju räägivad puudega inimesed osaaja töötamisega võimalusestest või ka paindlikumat töögraafikut. On vähenenud tööga inimesi, kes ütlevad, ma võiksin tööd teha, aga ma tõesti ei jaksa 12 tundi järjest teha, pikki vahetusi teha. Et sellist paindlikut töötamist ja osaajaga töötamist on juurde tulnud ja siiski räägivad vähenenud tööga inimesed, et seda võiks rohkem olla. Muidugi on ka tööandjatel omalt poolt keerukus ja väljakutse pakkuda selliseid paindlikumaid ja osaajaga töötamise võimalusi. Mõnes ettevõttes on see võimalik, mõnes on seda töö iseloomust tulenevalt päris keeruline teha. Ja see on üks põhjus, miks mõnikord võib olla keeruline seda sobivat tööd vähenenud tööga inimese jaoks leida.
kindlasti ka vanus ise on üks lisarisk, kuigi me täna väga palju räägime, et inimesed võiksid töötada sõltumata sellest, kui vanad nad on ja vanus ei tohiks olla enam piirang töötamisel. Aga vähenenud töövõime või need terviseprobleemid inimestele tulevad esile just keskeas või vanemas eas, mis on loomulik, et tervis ikka hakkab järele andma keskeas või vanemas eas ja siis võib olla see mõnikord ka nii keeruline, et on ka vähenenud töövõime. Ja ka tervis võib olla ettearvamatu, et vähenenud töövõimega inimesed ise räägivad, et ühel päeval võib olla väga hea, kõik sujub, kõik saab väga hästi töö tehtud ja teisel päeval võib tervis alt vedada, see terviseseisund on muutlik. Ja kuidas siis nüüd seda tööd teha, et ühel päeval saan teha, teisel päeval ei saa teha. See nõuab jälle väga head koostööd ja usaldussuhet tööandja ja töötaja vahel, et leida siis see parim töörütm ja viis, et kuidas inimene siis nendel hetkedel, kui ta tervist ei võimalda tööd teha ja et kuidas ta siis on sellel hetkel. Ka sellised lihtsamad teenused või kõigile tuntumad teemad nagu kaugus või ka eesti keele oskus, aga ka keerukus teha karjääripööret, et täna oli juba ka juttu sellest karjääripöördest ja ka õppimisest. Ma olen ka ise näinud või kuulnud lugusid näiteks inimestest, kes on töötanud väga pikalt ühel töökohal, näiteks õmblejatena, nad on väga tublid õmblejad, aga paratamatult see väga pikalt töötamine ühte tüüpi füüsilist tööd tehes võib mõjutada liigeseid, võib mõjutada inimese tervist ja ta ei saa seda tööd enam teha. Aga inimesel on väga raske mõelda, et kuidas ma nüüd ümber õpin, mida ma hakkan tegema, kuigi ta tegelikult mõnda teist tööd saaks väga hästi teha. Et seesama valmisolek selleks karjääripöördeks, valmis uute asjade õppimiseks, valmis muutusteks, ka tervisest tulenevatel põhjustel on kindlasti väljakutse ka inimestele ja samal ajal, nagu siin täna ka juttu on olnud, et neid karjääri pööramise võimalusi ka Töötukassa väga toetab ja uute oskuste omandamise võimalusi, kui tervise tõttu ei saa jätkata enam sama töö tegemist. Ka see võib olla vajalik ja võib ka olla, et sellel tööandjal ei ole tõesti pakkuda muud tööd, et ongi selline ühte tüüpi tegev ettevõte. Et siis võib olla ka neid olukordi, et tuleb see karjääripööre teha ja minna mujale tööle. Ja võib-olla on oluline teema, mis selle hoiakute ja teadmiste puhul kannab, on usaldus. Et tervisepiirangute info jagamine ei ole kerge. Inimesel on võib-olla väga raske minna rääkima tööandjale, et tal on üks või teine terviseprobleem. Ja kuigi inimesed saavad aru sellest, et sellest rääkimine on vajalik ja oluline, siis ja ka tööandjad peavad seda oluliseks, sest tööandja soov on, et töö saaks tehtud, tööülesanded saaksid täidetud ja inimene saaks seda ka ohutult teha, et ta tervisest tulenevalt ei satuks ise ohtu või ei paneks kedagi teist ohtu oma tööülesande täitmisel. Samas on inimestel endiselt hirmud ja umbusk, et tööandjal oma tervisepiirangutest rääkides ta jääb ilma tööst või satub kolleegide diskrimineerimise alla. Et see võib-olla siin on selline ka mõttekoht, et kuidas rääkida oma tervisepiirangutest. Ei ole alati vaja ja ei ole ka võib-olla eriti informatiivne öelda, et mul on diagnoos, ma ei tea, mul oli insult või mõni muu diabeet, mõni muu keeruline haigus, vaid pigem rääkida seda, mida ma saan teha, mida ma ei saa teha. Et mul on raskusi asjade tõstmisel, mul on raskusi pikalt seismisel või pikalt ühes asendis istumisel. Ma ei jaksa enam tõsta midagi või mul on väga suur hirm muutuste ees, mulle meeldib stabiilsus, ma saan hästi töötada stabiilselt. Või mul on ärevus rahvarohketes kohtades inimestega suhtlemisel, aga ma saan väga hästi teha tööd rahulikult. Et võib-olla see oskus rääkida, mida ma saan teha, mida ma ei saa ja see info on väärtuslik. Siin saab tööandja mõelda, kuidas tööd ümber korraldada ja ei ole vajagi otsest vajadust öelda, mis see diagnoos täpselt on, mis prognoos on, mis sümptomid on. See ei olegi võib-olla see kõige kesknem. Ja, aga kui me liigume edasi, kui vaatame nüüd hoiakuid tööandjate suhtes. Tööandjad
võib öelda, et tööandja vaates tegelikult ka on läinud ikkagi see pilt oluliselt positiivsemaks ja töötajad toetavamaks. On kasvanud nende tööandjate osakaal, kes ei pea vähenenud töövõimet värbamisel takistuseks. Nad värbavad ikkagi selle järgi, kas inimesel on oskused, teadmised ja kas ta saab seda tööd teha. See on kõige tähtsam. Ja see, kas tal on erivajadus või ei ole erivajadus, ei ole peamine kriteerium värbamisel, keda tööle võtta. Ja nii ka siis 64% tööandjatest on hinnanud, et see vähenenud töömuga inimeste tervisekriteerium on teisejärguline. Kuigi siin oli ka enne küsimus, et kas kõik tervisepiirangud on ühesugused. Tõesti, vaimse tervise piirangutest teatakse vähem ja nende suhtes ollakse ettevaatlikumad ja võib-olla see valmisolek vaimse tervise piirangutega inimesi tööle võtta on väiksem. Seda me näeme ka ühiskonnas, kus me täna väga palju räägime vaimse tervise teemadest ja võime ka öelda, et on väga paljud organisatsioonid, asutused ja ka Töötukassa, aga ka tööandjate enda teadlikkus otsida infot ja saada rohkem teada nendest teemadest on tõusnud, mis on väga positiivne, et me näeme ka selles valdkonnas muutust. Ja võib-olla ka üks huvitav, aga samas väga oluline teema, et me tihti ütleme, et tööandja ei tea, et mis teenused on, mis inimeste vajadused on, et on ka arvamus, et see võib-olla, et tööandja teab, mis teenused on ja millised on inimese vajadused, aga see, kas ta teeb midagi, kas ta kohandab midagi ümber, sõltub tegelikult sellest organisatsiooni kultuurist üldiselt. Millised on selle organisatsiooni väärtused, kui inimlik ta on, milline see kultuur on, kuidas on üldse ka teised töötajad, suhted ja hoiakud. Et see on tegelikult selline baasiliselt oluline eeldus, mitte siis ainult need teadmised ja nende vahendite olemasolu. Ehk siis toimunud on positiivsed hoiakute muutused vähenenud tööga inimeste või tervisekahjustega inimeste töötamisel ja siiski samas on veel pikk tee minna. Miks see teadlikkus on madalavõitu? Või kuidas seda teadlikkust parandada, et tööandjad on öelnud, et see tuleb ka kogemusega ja siin on eelmises vestluses oli väga palju neid kogemuslugusid ja tööandjad on ka pakkunud välja, et tööandjad võiksid omavahel neid kogemuslugusid vahetada, et kuidas nad on oma töötajate erinevate vajadustega siis seda tööd korraldanud ja neid arvestades tööd ümber korraldanud. Tööandjal on ka mure, et ta tegelikult tahaks, et aidata seda inimest ja aidata tööd korraldada, aga tal ei ole neid spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, et kust ta neid saada võiks, kes on see, kes teda nõustaks. Ja kui me mõtleme, et iga 12. töötajal on need tervisepiirangud nii olulised, et takistavad mingit tegevuste tegemist, siis tegelikult neid inimesi, kelle osas võib tööandjal ollagi siis vaja saada sellist eksperdi tuge, et kuidas selle inimese puhul tööd ümber korraldada, võib olla väga palju. Ja ka see ootus on töötervishoiusüsteemile, töötervishoiuarstile, et töötervishoiuarstiga tööandja teeb koostööd, võib-olla sealt võiks saada rohkem sellist suuniseid ja juhiseid konkreetsete inimeste puhul. Võib-olla ka teadlikkus nendest meetmetest, mida Töötukassa pakub näiteks või muud riigiasutused võib olla madal. Nüüd ka korraks ka põikame sellesse teemasse, et kuidas tööandjad näevad, mis on need eelised just vähenenud tööga inimeste tööle võtmisel või millal nad neid on tööle võtnud. Et see võib olla vajaduspõhine, tööpuudus on nii suur, et tegelikult kui inimene saab töö tehtud, tal on need oskused olemas, ta tahab seda tööd teha, ta saab tööülesanded täidetud, siis tegelikult ei ole see erivajadus takistuseks ja ta saab tööle. Enamasti see töövõime kujuneb välja töötamise ajal, et siin ei olegi värbamisolukorda ja ühel päeval see vähenenud tervisekahjustusega inimene on seal töökohal olemas. Ja võib ka olla, et osad tööandjad on teadlikud, nad on sotsiaalse taustaga, väärtustel põhinevad ja nad soodustavad just, nad ka oma töökuulutuses ütlevad, et on avatud töö, sobib töötamine ka erinevate tervisekahjustusega inimestele. Ja tööandjad on ka öelnud, et vähenenud tööga inimestel on tihti kõrge motivatsioon. Võib-olla ongi selline osaaega töö, mis sobib hästi vähenenud tööga inimesele. Või on ka nii, et just vähenenud tööga inimene on kogenud selles valdkonnas, näiteks mõnikord tervisevaldkonnas või hoolekande valdkonnas ettevõtted, et neil on väga hea kompetents, mida ilma tervisekahjustusega inimesel ei ole. On ka maksusoodustused, mida riik pakub ja mis tööandjal on olulised.
Aga mis on need väljakutsekohad, natuke nagu, mida tööandjad on öelnud, et miks nad siis mõnikord eelistavad inimest, kellel ei ole tervisekahjustust või vähenenud töövõimet, on see, et eri teadmised, oskused, tegevusvaldkond, mis tegelikult on oluline, et tööandjal on vaja seda töötajat, kel on need oskused, teadmised olemas. Võib-olla on töö iseloom selline, mis ei sobi tervisekahjustusega inimestele. Võib-olla on ka, ei ole võimalik seda töökeskkonda niimoodi kohandada või mõnikord arvatakse ka, et inimesed, kellel ei ole tervisekahjustust, nad on efektiivsemad. Kuigi täna me räägime sellest, et igale inimesele tuleks leida talle sobiv töö ja kõik saavad olla efektiivsed. Mida siis teha? Mis need väljakutsekohad on? Ma vaataks neid 3 osas. Tööandja vaates, tööotsija vaates ja sellise avaliku sektori või riigi vaates, et mida siis teha, et neid, kuigi nii tööhõive on muutunud paremaks, hoiakud on muutunud paremaks, siiski me ei saa öelda, et olukord on väga hea ja me võiksime rahul olla. Me tegelikult peame selle nimel edasi töötama, et tööandjad vajavad tööjõudu ja vähenenud tööga inimesed tahavad tööd teha, et kuidas siis toetada seda töötamist. Mida saaks teha tööandja vaates? Tööandjad on ise öelnud, et heaks praktikaks näiteks nendest samadest tervisepiirangutest rääkimiseks on värbamisolukorras ise tööandja räägib, et selle töö tegemiseks on vaja sellised ja selliseid oskused ja võib-olla, kui on sellised piirangud inimesel, siis tal võib olla raske seda tööd teha. Ja inimene, ilma et ta peaks rääkima, et kas temal on need tervisepiirangud või mitte, saab ise teha valiku, olles kuulnud seda infot, et mis on need eeldused selle töö tegemiseks. Ja kui nüüd teine võimalus on see, et kui inimene jagab oma neid tegevuspiiranguid, siis tegelikult küsida ka täpsemalt, et mida täpselt nendest tööülesandest saab teha, millised tööülesanded ei saa teha ja kuidas siis oleks võimalik neid ümber korraldada. Ja võib-olla need muutused ei pruugigi olla väga suured ja nad võivad olla väga lihtsad, ei pruugi olla ka väga kulukad. Ehk et siis ka pakkuda neid lahendusi. Ja ma enne ka mainisin, et tööandjad on ka öelnud, et nad võiksid omavahel neid kogemusi jagada, et kuidas on erinevate inimeste tööle aitamisel, et nende kogemused, mida nad teinud on, milliseid kohandusi nad teinud on, kuidas nad tööd ümber korraldanud, kuidas on nad ka toime sellega, et ülejäänud kollektiiv võib-olla vaatab kuidagi kummaliselt, kui ühele inimesele antakse, ta võib töötada teistsugustel tingimustel, et kuidas seda infot jagada, et siin ühelt poolt on nõustamine, mida saab pakkuda Töötukassa, aga tegelikult tööandjad ise saavad ja on neid häid kogemusi täna vahetanud. Oli juttu sellest osakoormusega töötamisest ja paindlikest töögraafikutest, kus statistiliselt on see olukord muutunud, osaaega töötame rohkem, aga kindlasti on see mõttekoht, et kus seda paindlikkust rohkem juurde tuua ja kui seal on see paindlikkus, et kas selle töö puhul sobiks just vähenenud töövõimega inimesele. Ja võib-olla selline minu jaoks väga oluline märksõna, et kui ettevõtjate jaoks on olnud või investorite jaoks selline cash is king väljend, siis tegelikult täna juba räägitakse töömaailmas, et culture is a new king ehk tegelikult see väärtustel põhinev töökultuur, kuidas üldse töötajad, ettevõtted toimivad, milline on see inimeste väärtustamine, inimlikkus ja milline see kultuur üldse on ja kui see kultuur on soosiv, positiivne, siis tegelikult sulandub see vähenenud tööga inimene väga hästi sellesse töökollektiivi. Mida töötaja või tööotsija poolt teha, et tegelikult kõige tähtsam töö juures on ikkagi see, et inimene soovib töötada, tal on motivatsioon teha tööd, tahe teha tööd ja siis tegelikult ka paljud need küsimused lahendavad. Tal on valmisolek ikkagi ka rääkida oma tegevuspiirangutest, sest kui inimene ise ei räägi ja ei ole selleks valmis, siis on tegelikult teda väga keeruline aidata nii tööandjal kui ka välistel teenuseosutajatel. Ja võib-olla ka mõnikord valmisolek karjääripöördeks, sest võib olla tõesti, et ei saa sellel töökohal jätkata ja nii on, aga tegelikult tänases töömaailmas inimesed karjääripöördeid tegemine on väga loomulik, seda teevad väga paljud inimesed ja see on võib-olla selline elukestev valmisolek muutusteks on ka midagi, mis on kõikidele inimestele oluline ja seda ka inimestele, kellel on terviseprobleemid, valmisolek teha muutusi oma töötamises ja leida siis võib-olla natuke teistsugusem töö, mis sobib selle tervisekahjustusega paremini.
mida siis riigi poolt teha või siis avaliku sektori pealt, et siin slaidil ka ilusti on seal üleval Eesti Töötukassa logo, kel on ka siis väga oluline roll just ka töötavate inimeste toetamisel ja tööandjate toetamisel. Ma siiski toon ära, et hästi oluline roll on töötervishoiuarstil, et kuidas siis selle inimese puhul seda töökohta ja tööülesannet kohandada ja need individuaalsed lahendusi leida. Kindlasti on oluline roll tööturumeetmetel. Meil täna on olemas 3 tüüpi meetmed: maksusoodustused tervisekahjustusega inimesel tööle võtmisel, oskuste arendamine, karjääripööre ja on ka sellised tugimeetmed, füüsilised kohandused, tugiisikuteenused, millega saab Töötukassa tulla appi, kui tervisekahjustusega inimene töötab nii tööandjale kui inimesele. Ja see ootus kindlasti on, et need meetmeid vähemalt tööandja vaates oleks lihtne võimalikult vähese bürokraatiaga kasutada, et selline one-click lähenemine. Ja kõige lõpuks kõige oluline, millega me kogu ühiskond saab edasi töötada, on teadlikkuse tõstmine sellest, et tervis on meie loomulik osa. Meil kõigil võivad olla tervisest tulenevad piirangud, eriti vaimse tervise valdkonnas, ja see on meie loomulik osa meie elust nii tööl, kodus kui puhkehetkel. Aitäh ja mina tõmbasin otsad kokku, vaatame, mis nüüd juhtub. Kui sa presenteerisid, ütlesid, et ei pea jagama diagnoosi, et võib rääkida lihtsalt sellest, kuidas see uus terviseolukord siis tööd mõjutab. Aga kas see ei pane alust sellisele nii-öelda kuulujuttudele seal töökollektiivis ja kuidas selle vastu võidelda? Kui ma ütlen, et ei pea jagama diagnoosi, siis ma ütlen, et see diagnoos ei ole informatiivne, sest kui me mõtleme näiteks inimest, kes sai insuldi, siis see, kuidas selle inimese puhul see insult väljendub, võib olla väga erinev. Keegi on voodihaige ja kellelgi võib-olla üks käsi natuke takistatud. Ehk et kui mina tean, et seal kolleegil on haigus nimega Gradus gravis või mis iganes, siis tegelikult ei ütle see mulle mitte midagi. Aga see, kui ma tean, et mu kolleeg, tal on väga keeruline suhelda paljude inimestega, see tuleb tema psüühilisest eripärast, siis ma tean sellega arvestada. See on palju nagu kasutatavam informatsioon kui see, et ma tean, et tal on mingi väga spetsiifiline diagnoos. Ja teine küsimus. Väga paljud, kellel on terviseprobleemid, hakkavad töötama osalise töökoormusega. Samas on teada, et osaline töökoormus tähendab tihti seda, et saad poole vähem palka, aga tööd pead ikka sama palju tegema. Et kuidas sellesse lõksu mitte langeda? Ja no see osaline töötamine on keeruline, et ka tööandja vaates, sest tegelikult inimene töötab küll osalise koormusega, aga puhkus on täiskoormusega, koolitusel käib mitte poolel koolitusel, vaid tervel koolitusel. Et ta mõlemad pidi ikkagi sellise paindliku kultuuri ja töö paindlikkuse ja arengu teema, et see on paranenud, aga need samad küsimused on, et eks seal on kokkulepped ja piirid, et ma ikkagi siis ei tööta täiskoormusega, kui mul on osaline töökoht või töökoormus. Suur aitäh! Nüüd on aeg aruteluks, me koos Sirisega siis kohe oleme valmis arutlema koos teiste külalistega.